mõtlesin, et me oleme hästi väiksed sellised ponksid, kellel on valikuvabadus ka selline pisikene. Meil on nagu stepsel käes. Ja siis meie teadus ja siis valikuvabadusest me siis suuname seda stepslit, kus me nagu võtame seda energiat või usku või teadmisi või kultuuri või elurõõmu, ükskõik mis sõna me kasutame. Siis kõik need religioonid ja koolitajad, need õpetavad meid lihtsalt seda kvaliteeti, et kus me saame siis seda energiat. Seda hinge, armastuse, elektrienergiat, et kui me paneme valesse pistikusse, netis lähed näiteks valele teele kuskile, siis teadus alla, eks ju, elujõuetus või mingid madalad mõtted. Aga kui sa nagu leiad õige nagu selle pistiku, eks ju, netis, kus on nagu innustavad loengud või mingi innustav isegi mingi film või siis tunned kohe pärast hoppa, eks ju. Niimoodi nagu vaatled oma mõtted ka, et kellest, mida sa mõtled, palju sa räägid taga, palju sa kritiseerid, palju sa ropendad, ja nii edasi, eks ju, suur skaala. Ja siis, kus sa paned selle ühenduse sotsiaalse sellise teadvusega, millega sa ühendad või kus sa nagu välja püüad tõmmata, et ütleme, et hommikul ka oli raske, psüühiliselt loodus, emake loodus, kunstlikult palvehelmed, mõtled, et ilusad asju läbi, eks ju, võimsad asju, selline ajugümnastika, meditatsioon, palve ja tunned mingi aja pärast saad nagu armulikkust, õnnistusi, nähakse, et vend üritab ikka nagu valguse poole ja päris hea, eks ju, oli pärast. Läksin õigesse kohta, tegin õiget tegevust ilma maitseta, võib-olla tunne sisemine oli, et sisemine tunned mingi üldse pekki kõik, aga ei, lähed ikka nagu tuimalt teed oma asjad ära, ilusad asjad ja need ilusad asjad ise tõmbavad nagu. Sa paned pistiku emake loodus, püha nimi, eks ju, andeks palumine, tänulikkus ja mis seal on meil. Üritad nagu sinna ja siis ootad natukene ja siis tunned, kuidas sealt see energia tuleb, eks ju, elekter tuleb ja transcendentaalelekter siin teile lae peale nagu justkui nagu normaalseks jälle, eks ju. Muidu olid nende madalamate keha ja pettumus ja madalad loobid, mis meil on siin igasugust.